Tere! Mina olen Juhan Koppel, Rakett69 teadustoimetaja ja näitan teile, kuidas ehitada väga lihtsatest vahenditest kaarikut. Selle ülesande põhiline raskuskoht on ehitada hästi veerevad rattad, sest valmivad kaarikut tuleb tõmmata sellise detaili abil. Kui seda mõlemalt poolt tõmmata, siis püsib see koos senikaua, kuni tõmbejõud jõuab 14 kilogrammini. Seejärel läheb see 2 tükiks ning magnetsiduri lahutamise tõttu ei saa enam edasi tõmmata. Seda saab küll uuesti kokku haakida, kuid see kõik võtab aega ning võistlusel ju seda ei ole. Seega oleks igati kasulik, kui see kaarik liiguks võimalikult hästi, et vältida magnetsiduri katkemist. Rataste tegemiseks oleks mõistlik kasutada laual olevat lainepappi. See on küllaltki tugev materjal, kuid oma õhukese ehituse tõttu on oht, et telje otsas läheb see lihtsalt kõveraks ning seetõttu ei ole sellisest rattast palju kasu. Et seda mure vältida, peab ratas olema paksem ja paksemaks saab ratta teha siis, kui me neid pappe omavahel kokku kleebime ehk siis lamineerime. Kuid see tähendab, et meil on palju ühesuguseid papist kettaid. Ja selleks, et neid palju teha, oleks mõistlik konstrueerida väike abivahend. Mul on ette valmistatud selline tükk nööri, mille ühes otsas on puidukruvi ning teisel pool aas. Väga lihtne nööritükk. Kuid selle aasa külge saab asetada markeri. Ja sedasi olen valmistanud primitiivse sirkli. Kui see kruvi papi sisse torgata, saab markeriga joonistada ilusa ühtlase joone ja seda sama metoodikat korrates saan väga kiiresti palju kettaid papi peale märkida. Ja oluline on see, et esiteks on need ringid küllaltki ümarad, teiseks on need ühesuurused. Seega on neid võimalik pärast kokku panna. Rõngaid tuleb teha päris mitukümmend tükki ning need tasub välja lõigata vaibanoaga. Ning kui ketas on vaibanoaga välja lõigatud, saab selliseid raamist eemaldada ning ongi ilus ketas olemas. Ja selliseid kettaid, nagu mainisin, tuleb teha päris palju, näiteks 30-40 tükki. Kui kettad on valmis lõigatud, kasutan kuuma liimi selleks, et need omavahel kokku lamineerida ning puurin keskelt läbi veidi jämedama augu. Kuid rattad peavad olema kinnitatud mingisuguse telje külge. Siin laual on erinevat materjali ning teljeks oleks mõistlik valida need puidust ümarlatid. Seda esiteks sellepärast, et see puit on küllaltki tugev. Teiseks aga on see ümar, ehk siis, et seda on lihtne panna veerema. Ja me võime kasutada näiteks seda plasttoru, panna puitpulga siia sisse ning kui need rattad nüüd ehitada selle puidu külge, siis hakkab see puitvarras siin kenasti sees keerlema. Ja selle toru saab panna kaariku kere külge ja kereks võib võtta näiteks sellise plaadi. Sellise plaani järgi ehitas teadustoimetus kaarik juba valmis ning tulemus on selline. Need rattad on küllaltki tugevad ning paksud, seetõttu need ei loperda siin puidust telje peal. Need torujupid on kinnitatud kaablisidemete abil selle paksu kere külge ning tegelikult on see ehitus väga lihtne, kuid samas kannatab see eeldatavasti inimest. Viimane asi, mida siia lisada, on nöör, selleks, et seda kaarikut saaks sikutada. Võtan selle sama valge nööri, näiteks sellise umbes meetris jupi ning kinnitan selle siia ära. Kinnitan kohe siin nööri külge ära ka magnetsiduri ühe poole, sest reeglid näevad ette, et igasugune jõud, mida rakendatakse, peab minema läbi magnetsiduri. Ja nüüd, kui siit teisest osast tõmmata, tuleb kaarik kõigi ootuste kohaselt järele. Kuid kas see kaarik kannatab ka minu raskust ning kui hästi see veereb, selle teadasaamiseks läheme rajale. Siin saabki kaarikuid katsetada. Põrandal on ootamas üks nöör, mille üks ots tuleb siduda kaariku külge. Kuna pean ise üheaegselt olema siin kaariku peal, kuid samas ka vedama, tuleb mul kaariku peal haarata ohjad ning sikutada ise kaarikut edasi. Selleks, et see oleks võimalik, teeb see nöör seal taga alumiiniumkonstruktsiooni ümber tiiru ning kui ma tõmban nöörist, liigub kaarik edasi. Väga lihtne. Esimene küsimus oli, kas see peab vastu inimese raskusele. Proovin järgi. Kaarikul astudes ei lagunenud see ära, see on juba hea märk. Nüüd, kui aga nöörist hakata tõmbama, siis kas rattad veerevad ning kas magnetsidur peab vastu. Proovime järgi.
ja tegelikult küllaltki väikese jõuga liigub kaarik mööda põrandat edasi. Kõik rattad veerevad ilusti ning võib öelda, et see kaarik töötab. Ja täpselt nii lihtne ongi ise kaarikut ehitada.